Ma panen pesuresti uuesti püsti. Kas sul toimus pesuresti kollaps või? Ei, tegelikult ausalt öelda ta oli halvasti positsioneeritud ja tema peale laskus ebavajalikult palju survet, mida Henry kiirelt riideid loopides talle avaldas. Story of humanity. Sellest me ei saa üle ja ümber, et selline otsus tehti, et uus õlitehas ehitatakse. Lugesin ühte Aabi kommentaari, kus see oli Postimehe või Äripäev küsis Aabilt, et kas see ikka on mõistlik otsus ja tema väitis ja, et see on ikka Eesti arengukavadega kooskõlas nii kliimakavadega ka aastani 2030 ja 2050 ja mis kõige huvitavam, et see ühe õlitehase otsus toob ikkagi 500 töökohta, mitte 50 ega 125, aga 500. See jäi mul nagu hästi kõlama, et kas see 500 siis on ka, muidugi ta rääkis seal, et insenerid ja ehitustöölised seal sektoris. See on niisugune väikest viisi maagia, kuidas arvutada seda, et kui palju töökohti mingi tegevus toob. Et jah, meedias on käinud igasuguseid hinnanguid läbi, et kui palju üks õlitehas tegelikult tööd annab ja kui palju üks kaevandustööd annab, arvestades seda, et väga palju asju läheb järjest nagu automatiseeritumaks ja rohkem, väga vähe inimesi on vaja, et üldse mingit nuppu vajutada. Aga seda saab nagu puhuda suuremaks, et näed, et meil on need 50 töökohta, aga siis ehitamise ajal on rohkem rahvast. Ja siis see tüüp, kes toob ehitajatele kohvi, saab ka töötanu sellele, et selle tehase ehitamine käis seal. Ja selle kohvitooja naine, tegelikult, kes on kodus, tegelikult saab nüüd ka tööd, sest kuidagimoodi ta hommikul tegi sellele kohvitoojale hommikusööki. Ja siis tegelikult nende sugulased, kes elavad välismaal, kirjutavad neile kord aastas. Ja see on ka töö. Noh, et sa saad, kus sa piiri paned, et mis on otsene ja mis on kaudne töö, et see on see, mida on aastaid olnud küsimärgi all, et kui palju Ida-Virumaal on üldse põlevkiviga seotud töökohti. Ja mina hetkel nagu opereerin numbriga 4000, sest see tuleneb sellest, et põlevkivi aastaraamat ütleb eelmisel aastal, et see oli kuskil 5400, aga vahepeal on toimunud suured koondamised. Ja kui sa vaatad, seal on tärnikene ka juures, et see on mitu aastat juba käinud, see aastaraamat ja iga aasta numbrid on seal sees ja on näha, et töökohad on vähenenud ja siis korraga jälle tõusnud ja see on tärnikene seal. Me muutsime arvutusmeetodit. See on nagu see, et Eestis tuli metsa vahepeal juurde. See on täpselt sama trikk, et sa saad selle numbri suureks puhuda igal kummalisel viisil. Nii et noh, mida me teame nagu tööstuse enda inimeste käest on see, et tehase töötamise ajal saab umbes 50-60 inimest. Ja see on see, millega peaks reaalselt nagu arvestama, et kui on Ida-Virumaa pikaaegsetest plaanidest juttu, et siis see 125 miljonit eurot, millele tuleb ilmselt juurde veel mingisugune teist sama palju, et see annab 50 töökohta. Ja vot see punkt, et me ehitame selle õlitehasest, me kindlasti saame läbi selle hästi rikkaks, et siis kõik oma nagu reostus ära likvideerida. Paraku see on ka täna juba küsimärgi all, sest siin oli ajalooline uudis, kuidas USA nafta hinnad mitte ei läinud nulli, vaid läksid negatiivseks, jõudsid kuni -$40, mis tähendab, et tootja pidi ise peale maksma veel oma barrelitele, et keegi neid ära tarbiks sealt või ära viiks. Mis näitab, et see on väga ettearvamatu turg, kuigi nagu spetsialistid ütlevad, et kõik on hästi ja pikas plaanis kõik läheb mõnusasti ikkagi edasi nii, nagu nad prognoosivad. Aga samas teised spetsialistid ütlevad, et see on nii riskantne mäng, mida mängida, et ei ole mõtet lihtsalt. Et muidugi sa võid nagu, ma ei tea, osta maailma suurima kopa ja hakata kuskil, ma ei tea, Soome lahes kaevama, et äkki leiad naftat sealt. Ilmselt ei leia, aga äkki leiad, vaata, suva, paneb raha sisse. Et on näha, et Eesti Energia ütleb ka ise, et ükski pank meie asju ei rahasta, aga õnneks on Eesti riik, kes rahastab, on ju mingi täiesti arusaamatutel põhjustel, mida nad ei nõustu avalikkusega jagama. Et sellepärast ongi väga naljakas olukord, kus nagu lihtsalt on mingi suur auk, kuhu raha visata praegu, tundub täpselt nii. No, kergelt tulles tagasi
põlevkiviõlitehas, kellelt tundub ka nagu see, et tegu on riigiettevõttega, et näiteks nagu Estonian Airi, sinna pandi väga palju raha enne, kui see justkui oma konkurentsivõimu kaotas. Kurat, ma mäletagi, kuidas Estonian Airiga täpselt oli, aga on nagu tulnud kommentaare selle kohta, et Eesti Energial on juba palju võlgu võetud ja nende võlareiting on nagu päris halb ja nad on punases, et need niisama pankadelt on päris keeruline tänasel päeval võlgu saada, sellepärast et nad on juba seda võlgu võtnud ja nende kasumlikkus on suht madal, et Elering toodab neil sisse elektrivõrgu osa siis ja taastuvenergia ka mingil määral, aga teised nagu suured investeeringud, mis neil tehtud on, toodavad neile miinust ja siis nad on kuskil nulli lähedal. Kohe parandama sind. Kõigepealt parandan ennast seoses sellega, et ma parandan sind enne. Sinu parandus on see, et Elering on ikkagi eraldi ettevõte, aga Elektrilevi on see, mis on Eesti Energia all. Aga nad teevad sarnast asja, aga ennast ma parandan sellega, et muidugi nagu skeptikud ütlevad nüüd, et suva see USA naftahind, sest Eesti naftahind sõltub siin teisest indeksist, mis on alles $20 peal, et ei ole veel nulli kukkunud. Aga samas on väga selge, et kui sa vaatad graafikut, siis graafik läheb nagu alla. Ja teisena, kuigi nagu kõik need tähtsad analüütikud ütlevad, et see naftahind nagu püsib ja tuleb üles ja kõik on hästi, siis nagu Euroopas see kõik sõltub ka keskkonnapoliitikast. Ja kui nüüd keegi ütleb, et ta suudab ennustada keskkonnapoliitikat ette, siis see on väga huvitav arvamus, sest see ei ole võimalik, sest see asi, ta ei jälgi mingit loodusseadusi, seda keskkonnapoliitikut kujundatakse julmalt karmi käega, et seesama süsiniku tonni hind on ju, mis üllatas eelmine suvi siin Eesti Energiat. See on läinud nagu, ta on olnud pikalt, ta oli suhteliselt nagu mõttetult madal, mingi 5 eurot tonni kohta ja siis Euroopa Liidus tehti nagu paar muudatust, et okei, et hakkame seda nüüd pigistama ülespoole ja siis ta läks hästi kiiresti, hästi kõrgele. Et kui sa oleks teinud lihtsalt nagu joonlauaga, et ta on siin all madalal, vaatame, kus ta on 20 aasta pärast, ikka siin all suva on ju. Et siis sa muidugi saad nagu mõnusad numbrid ja sinu tasuvusanalüüs on siuke, et T4 tehast, mis nagu reaalselt on Eesti Energia unistus, teha 4 õlitehast, nad alustavad 1, aga tahavad 4. Et see ei ole nagu päris maailm. See on siukene Exceli maailm, väga, väga kehva Exceli maailm. No, mõtleme võib-olla milleski, mis ei ole õlitehas ka. Sul oli see küpsetamine, retsepti aeg. Kokanduse minutid. Jaa, pikaaegine ökoloogia professor, teadur, kui ma õigesti mäletan, Aveliina Helm, Eesti, minu silmis looduskaitse veteran, kirjutab Sirbis keskkonnakriisi küpsetamisest. Lühidalt öeldes siis on positiivne, et praegu koroonakriisi tagajärjel on tarbimine vähenenud, liikumine vähenenud, seetõttu eelkõige reostamine ja saastamine vähenenud. Aga mis on nagu hull, on see, et seal samas saastamise juures on paljud Euroopa Parlamendi liikmed ja poliitikud ka mujal maailmas sõna võtnud, et okei, me praegu siis toota ei saa, aga nüüd, kui kriis ära lõpeb, siis igal juhul teeme nii, et võtkem nüüd keskkonnapiirangud ära ja tootkem ja veel rohkem, et majandus taas töösse panna. Et selline Aveliina kommentaar, et palun arvestage sellega, et selline tegevus on ajuvaba, et me ei saa seda majandust peenestada, kui see niigi juba ära reitsitud on, või võib-olla planeeti peenestada on vist sobilikum öelda majanduse nimel. Meil Eesti rohelisel liikumisel on palju sõpru Brüsselis, kes annavad meile ikka siseinfot, et kuidas seal nagu Brüsseli koridorides siis elu käib ja mis toimub. Ja selle koroonakriisi valguses ja Euroopa rohelise leppe valguses on näha, et on niisugune lahing käimas, et umbes pooled liikmesriigid Euroopa Liidus on selle poolt, et muidugi praegu tuleb rohepööre ära teha, nüüd on see hetk ja teised
on, et et ikkagi peaks olema mõistlik ja ikka majandust ikka proovima upitada ja mitte maha tapma päris lõpuni, et teeme ikka seda, mis me vanasti tegime ja seda me oskame hästi ja ikkagi tehased tossama. Ja paraku Eesti on täna selle teisel poolel, mis ütleb, et me oleme näinud siin Rahandusministeeriumi huvitavaid väljaütlemisi, aga me oleme ka näinud väga täpselt seda, et kui 13 riiki vist või 14 lausa või 12 tegid siukse pöördumise, et lähme nüüd nagu rohelisemat teed pidi edasi, siis Eesti sellele allkirja ei pannud. Et ka see mittetegevus ütleb väga palju. Jah, arvamusi on väga vastakaid, aga Liina toob välja ka, et näiteks Ameerikas võeti üldse seisukoht, et okei, meil nüüd majandus on languses, et praegu ärme siis keskkonnanõuetega arvesta, et see paneks muidu veelgi mingil määral majandust hoida siis keskkonna arvelt. Toob ikka tagasi seda nagu arusaamatuseni, et nagu miks peab nii olema? Nagu miks ei või olla, et meil on see planeet, siis meil on majandus ja siis meil on inimesed ka siin sees mahuvad just ära. Nagu... See ongi siuke suurem shift ja ma lugesin ka Aveliina artiklit ja siis kommenteerisin talle kohe otse seinale, et +1 selle eest, et seal oli mingi lause, et on vaja aktiivselt mässata, mis on absoluutselt tõsi, aga -1 selle eest, et mulle vähemalt sellest artiklist, võib-olla ma olen kallutatud, aga mul jäi see mulje, et see on nagu paratamatus, et see vana mudel tuleb tagasi, et pole midagi teha. Et ma arvan, et see ei ole üldse nii kindel ja kirjutasin siis vastu ühe Müürilehe loo, mis ei ole veel avalik. Võib-olla nüüd juba nagu salvestuse avaldamise hetkel on, aga sisuks on ka see, et see, mida majandusanalüütikud räägivad meile, et kuu aja pärast, ma ei tea, elu on super endine, et see lihtsalt ei saa olla tõsi, sest kõik teame, et see ei ole võimalik, et asi läheb nagu vanaviisi edasi. Ja teiseks nagu seal on lihtsalt tehnilisi probleeme, et kuidas ei saa majandust lihtsalt uuesti käima panna, sest kellegi ei ole siukest nuppu kuskil kontoris, sest et keegi ei ole seda majandust algselt nagu käsitsi nagu jupihaaval disaininud ja kokku kruvinud ja mutrivõtmega seal natuke timminud, et oleks veel parem, veel rohkem kasvu. Et see on kuidagi niimoodi, sa natukene toetad mingeid asju ja siis nad kasvavad umbes nagu taim on ju valguse suunas. Siin on kasv ja siis majandus läheb selle suunas. Ja kuna nüüd on nagu täiesti hullumeelsed ajad ja eriolukord, siis esiteks see taim on natuke ära kärbunud ja teiseks me võime hakata teda hoopis teises suunas kasvatama või ta ise hakkab minema teises suunas, sest ta ei taha enam saada kõrvetada sealt lambist, kus ta juba ühe korra käis. Äkki on Eesti selline koht, kus võib isegi päriselt avalikku dialoogi pidada nagu suurematel teemadel, kui et kas ja kui palju me taastuvenergia osakaalu tõstame järgmiseks aastaks. See oligi see, millega mina oma kirjutise ka lõpetasin umbes, et meil on praegu harukordne võimalus tegelikult see, mida on aastakümned räägitud, et kuidas oleks hea, kui meil oleks korraks nagu süsteemi reset. Palun väga, nüüd see on siin ja nüüd me peaks sellest siis nagu võtma viimast või vaatama väga hoolikalt on ja mida me üldse sisse lülitame ja mida mitte, mis on mõnes mõttes sama, mida Aveliina ütles. Aga et inimestel võiks nagu üle minna see lootus, et see vana süsteem tuleb tagasi. Et muidu on lihtsalt suur pettumus pärast, kui 3 aastat hiljem tuleb välja, et majandus ikka ei kasva veel. Et mida varem nagu üle saada sellest. Tehti uuring inimeste seas, et kes nagu kui paljud inimesed soovivad minna tagasi vanale süsteemile või minna tagasi normaalsusesse ja vastuseks oli 9%. Et paljudele väga meeldis, et neil on rohkem vaba aega, nad saavad inimestega olla nagu sotsiaalsed, ma saan aru, et nad said isegi rohkem väljas käia või midagi, aga nad tõid nagu igasugused positiivseid argumente, et miks nad ei taha tagasi minna. Jah, ja see ongi võib-olla see mässamise tähendus nüüd edaspidi, et sa oled see mässaja, kes ei lähe tagasi, et sind kutsutakse, hakatakse meelitama, igast trikke tehakse, mingi avalik kampaania, mingi politsei tuleb, teeb mingi tagurpidi jälgimist, umbes vaatab, et ega sa kodus ei ole, et äkki oled ikka, peaasi õues oled või käid kuskil, et jumala eest mingi püsi poes või ma ei tea, mis see kampaania võib olla, aga ma olen raudpolt kindel, et siuke asi tuleb
ja sellele tuleb vastu seista, sest muidu sa leiad ennast 2 aasta pärast tagasi seal, et aega ei ole, õhk on mürgine ja stress on jälle läbi lae. Kliimastreikidest, et Greta Thunberg ja kogu kliimastreikijate kamp, kes nad ometigi on, aga ma ei jõudnud sellega lõpuni. Tegelikult ongi noorte osakaal suurematele protestidele tasahaaval järjest vähenenud. Me tegime Rootsi meeskonnaga eraldi mõõtmise ja ka mais ja juba siis oli alla 20 aasta, 5 aasta vanuseid 35%, lisas vanem teadur. Tema sõnul on noortega liitunud palju kogemustega keskkonnaaktiviste ja see suurendab ka keskmist vanust. Selline vanusemuutus viitab sellele, et liikumine on muutunud küpsemaks. See pole enam ühe väikese rühma aktsioon, vaid suurem rahva liikumine. Meil on Tartuse käib kliimastreikidel 82-aastane vanem naine regulaarselt. Ja ka 7-aastane. Ja. Võitlus on ühene, et ei ole veel kohanud inimest, kes Marsil elab. Selles mõttes on nagu lahe. Kliimamarsil elab äkki. See on põhimõtteliselt nagu edu võti, et sul on hästi lai seltskond, kes seal piketeerib, sest otseselt nagu Fridays for Future ei ole ju, seal ei ole kunagi kuskil öeldud, mis vanusele see peaks olema. Ja seda vähem on võimalik nagu tembeldada teid, ongi, et mingid noored minge kooli või vana inimesed surge maha. Et kui sul ongi nagu läbilõige ühiskonnast. See on võib-olla üks huvitav asi, mis see nädal veel toimus, oli niisugune väike koolitus, kuidas teha rahvakogusid. Ja need on sarnased rahvakogud, nagu siin Eestis on tehtud aastal 2013 äkki või 12. Aga nüüd näiteks mingil keskkonna või kliimateemalist on näha, et nagu poliitikud ei suuda kokku leppida, et mis siis teha nende teemadel. Ja väga huvitav on seal rahvakogude puhul see, et seda üritatakse teha võimalikult nagu perfektse koopiana Eestist, et niisugune mini-Eesti tuleb kuhugi tuppa kokku, mis tähendab, et sul on nagu sooline ja vanuseline ja kõik muu nagu niisugune demograafiline jaotus on väga sarnane sellele, kus sa nagu tervet Eestit vaadates leiaksid, et seal on üle poole peavad olema naised, sest nii nagu ühiskonnas on. Noori peab olema ja vanu peab olema, eestlasi, venelasi, et see kõik on hullult hästi ära balansseeritud, kui sa siuksed nagu ruumitäied inimesed küsid, et mis nad arvavad. Ja üks huvitav asi oli, et seal peaks olema ka kuidagi nagu jaotus tõepärane selles mõttes, et mis on nagu inimeste hoiak näiteks kliimateemadel. Et kui meil Eestis on ikkagi inimesed enamasti on suhteliselt nagu mitte väga huvitatud sellest teemast, et siis peaks seal nagu ruumis olema ka nii, et sul ei ole ainult kliimaaktivistid, kes hakkavad nõudma midagi, vaid sul ongi see tüüpiline eestlaste kollektsioon. Et seal oli nagu, minu küsimus oli seal töötoas oli, kuidas sa mõõdad seda, et kas inimesi huvitab kliima või mitte, et see on täpselt niimoodi, et kuidas sa küsid seda, niimoodi sa vastuse saad, et mingid küsimused näitavad, et mitte üldse kedagi ei huvita, põhimõtteliselt 1% ainult näeb sellest mingit tähtsat probleemi. Teised uuringud leiavad, et mingi 80% ütleb, et kui me jätkame samal kursil, siis me jõuame nagu hukatusse. Et kumba sa usaldad. See on väga huvitav asi, mis ka ilmselt lähiajal hakkab Eestis juhtuma, et siuksed rahvakogud tulevad, sest see teema on lihtsalt liiga keeruline poliitikute jaoks. Kas mis see rahvakogu, mis sellega tehakse siis, et inimesed tulevad kokku, arutlevad, mis nad kliimast arvavad või nagu mis tulemusi selle olla võiks? No seal peaks olema ikkagi vägagi konkreetne mingi asi, mille üle otsustada, et ma ei tea, kuhu panna 125 miljonit näiteks. No, et mingid pikaaegsed ja keerulised küsimused, kus poliitikud ei suuda otsust teha, sest igatpidi nagu otsustades on halb poliitilises mõttes või nende reputatsiooni mõttes. Et on mingid konkreetsed küsimused. Praegu tundubki, et üks variant on kuidagi Ida-Virumaaga siduda see, sest on näha, et seal on nagu need probleemid on nii keerulised, et
iga poliitik tahaks teisele poliitikule anda selle otsustamise ja ise ära minna ruttu. Et see oleks huvitav küsimus või näha siis, mida siis tegelikult inimesed ise arvavad, kuidas see nende tulevik võiks välja näha. Et seal on tavalised inimesed, aga nad saavad alati nagu väga tasakaalustatud sisendi nendes küsimustes, mille üle tuleb otsustada. Et nad ei pea täiesti nagu lambist hakkama arvama, vaid kõik saavad seda sama info ja siis kedagi nagu ei sunnita või ei mõjutata kuhugi poole, vaid ta peabki ütlema, et mis siis talle tundub mõistlik, kui ta vaatab nagu tulevikku või enda laste tulevikku, et mis oleks nagu hea asi, kuhu suunas Eesti riik peaks liikuma ja siis seal peab olema seal rahvakogul mingisugune adressaat või vastuvõtja, kellele see info siis läheb või see otsus ja kes peab siis selle osas midagi tegema. Et see ei tohi olla selline soovituslik tore mõte, vaid see ongi päriselt nagu tööülesanne kellelegi nüüd. Ma saan aru, et selles mõttes on hea, et kui arvamust avaldavad ja nagu seisukohta võtavad inimesed, kellel puudub otsene või nad sõltuvad mingist poliitilisest agendast, kas enda või teiste omast. Nad saavad nagu päriselt mõelda nagu oma inimese seisukohalt ja ka väljendada seda vabalt. See võib palju öelda, kas ausam on õige sõna? Et nende mure ei ole see, et kas nad saavad tagasi valitud või mitte, et nad on nii juhuslikult sinna sattunud ja nad täidavad oma kodanikukohust võib-olla. Aga me ei saa kindlasti öelda, et poliitikud ainult kliimakurjad on ja teab mis, et selle mõttes kindlasti ka neil on süda ja südametunnistus ja lähedased ja reaalsustaju. See viimase kohta ma ei tea, aga teised asjad kindlasti on, jah. Et see on üks teine asi, mis on nagu, see ei ole veel lõppenud, aga see mitmepäevane koolitus, kus ma osalen ka praegu, mis keskendubki sellele, et kuidas üldse teha siukse arutelusid, kus on väga palju osapooli, kõigil on oma nagu nägemus sellest, mis see lahendus on. Mõned võib-olla vihkavad üksteist ka seal osapoolte vahel. Aga ikkagi sa pead nendega koostööd tegema, sest sul ei ole muud valikut, sest kui sa ei tee nendega koostööd, siis mis iganes sa otsustad ei ole nagu legitiimne või selle pole mingit kaalu või mõtet. Et see on väga huvitav see, kuidas seal on üks esimese asju on see, et emba konflikti, et niikuinii tuleb konflikt, olla selleks valmis, tervita seda on ju ukse peale, et no tere konflikt, nüüd hakkame konflikteerima. Ja siis saad mingis teises nagu mõttemaailmas kui see, et sa üritad, et jumala eest kellegi raksu ei lähe ja siis proovime teha mingi üldise avalduse, mis ei tähenda midagi. Pigem saabki neid asju läbi rääkida. Ja sellepärast ka õlitehased hetkel on väga halb otsus, sest me ei saa rääkida Ida-Virumaa tulevikus, kui taustal nagu mingi vend ehitab seda tulevikku seal juba niimoodi paneb tünne püsti. Et sellepärast peab ka igal viisil üritama seda asja veel nagu seisma panna. Mul vanaema varem ikka ütles pidevalt, et ikka see üksteise mõistmine, et kui meil seda oleks, siis me saaksin inimestena hakkama ka ju, et tihtipeale me võtame seisukohad enne, kui me juba oleme teist kuulatagi ja siis ei kuule enam, mis sai öeldud või ei olegi võimelised seda informatsiooni võtma. Võtsin ühe raamatu ka lugemiseks kontorist Yuval Noah Harari Homo Deus, kus ta räägib keskkonnast ja inimeste võimalikest tulevikutsenaariumitest. Pole veel lugeda jõudnud, aga nägi palju lubav välja. Minu selle nädala kultuurisoovitus on Michael Moore'i uus dokumentaal Planet of the Humans, mida sa oled vaadanud ja ma olen vaadanud, millest me nüüd kohe räägime, aga siis teised võiks ka vaadata. See oli ikka päris hull film. See, kuidas biomassi tehased vist nagu pop-upisid Ameerika kaardile, nagu algus oli 1 või 2 või järsku siis mingi 10-15 aastaga, see nagu mingi mitusada hullult palju lihtsalt teased, et. Seal on ka, kõik ei pruugi olla ka uued, need võivad olla lihtsalt konverditud vanad, et samamoodi Eesti Energia, kes hakkab järgmisest aastast siis
massiliselt puitu põletama, nüüd on hübriidjaam. See mulle hästi kõlama nagu see lause, et nüüd, kui maa seest põletusmaterjal hakkab juba otsa saama, et siis hakkame põletama seda materjali, mis meil siin maa peal päris loodus veel alles on. Nagu see kliks ära, et täitsa perse, et ongi nagu me lihtsalt nagu konverdime seda, mis meie mets oli, see nüüd läheb soojuselektriks, et No seal on ainult üks väike samm veel selleni, et filmis näidati küll alligaatori bensiini, aga nagu mis takistab inimestel hakata tegema, ma ei tea, inimbensiini, sest inimesi on nii palju ja auto on ju vaja sõita ja mida see film nagu üritas teha, aga minu arust liiga palju ei süvenenud sinna. Seal oli üks lõik, kus mingisugust 500 aasta vanust puud või põõsast või mingit imelikku taime seal peenestati selleks, et asemele panna mingisugune päikesepaneel, mis kestab paar aastat või paarkümmend. Et siis näidata seda, et kui hullu hävitustööd on vaja teha, et saada nagu korraks mingisugune nagu fix kätte, et järgmine laks. Et mul oli seda väga raske vaadata. See andis isegi nagu seda nii sügavat perspektiivi, et näed, siin on need puud, mis 500 aastat on mammuteid ootanud. Ja need mammutid ei tule sellepärast, et need mammutid küttisime nad ära põhimõtteliselt. Ja nüüd me võtame need puud ka maha, et see päikesepaneeli tehas ära. Ja siis, kui nad läksid tagasi sinna teise tehasesse, mis üks esimesi päikesefarme oli, kus päikesepaneelidest olid alles jäänud ainult sellised betoonkamakad tühja liiva välja peal. Ja nagu kõik linn, kus seal toodeti nagu linnast ei olnud põhimõtteliselt halli haisugi enam. Jah, see on jälle see nagu ilus mõte, mis meil peas on, et me paneme lihtsalt igale poole tuulikuid ja päiksepaneelid ja siis on korras, siis on üleminek tehtud. Et tegelikult need asjad ikkagi liiguvad ja kuluvad, päiksepaneelid liiguvad vähem, kuluvad aeglasemalt, aga jah, seal konkreetses klipis olid need peeglid, millega tehti niisugust kontsentreeritud päikese energiat, et sul on terve kõrbetäis peegleid, mis kõik on suunatud ühele tornile. See torn läheb hästi kuumaks ja siis saad mingit turbiini ringi ajada, aga täpselt, et see asi vajab ka pidevat hooldust ja see pidevalt kohe ehitamise järgselt hakkab lagunema, lihtsalt asjad on universumis selliselt, mis tähendab, et sa pead kogu aeg neid hooldama ja mida ka see film üritas öelda, et selle hooldamise jaoks sul on vaja fossiilkütuseid. Hästi paljud on aktivistid on nagu viivatuki selle mõttega, et puhas energia ja puhtale energiale üleminek ja see ongi nagu see idee, kuidas kliimamuutustega tegeleda. Ja selles mõttes sa pani nagu tõesti mõtlema, et seal on nagu palju enamat ja palju sügavamaid diskussioone, mida on tarvis pidada, et me päriselt kliimamuutustega sellest kriisist läbi oleksime võimelised tulla inimühiskonnana. Et just see graafikus ta näitas, et Saksamaad kirjatakse kui energia ülemineku tippu, siis sealne nagu see taastuvenergia osakaal kõigest energiatoodangust oli reaalselt energiakasutusest reaalselt mingi paar protsenti, siis see taastuvenergia graafik oli ka nagu päike oli mingi nii palju, tuul oli natukene vähem, siis oli biomass, mis oli nagu selline Ja ongi, et kui sa oled näiteks kliimaaktivist, sa ütled, et me peame vaatama suuremat pilti ja muutma süsteemi, siis öeldakse sulle, et ole nüüd realistlik ja ratsionaalne, et nõua lihtsalt rohkem tuulikuid. Ja kui sa nõuad siis rohkem tuulikuid, siis sa tegelikult ei lahenda seda probleemi, vaid minu arust see tuli sealt filmis välja ja oleks võinud olla veel rohkem rõhutatud, et täna taastuvenergia lahendused ei asenda muud räpasemat energiatootmist, vaid suuresti tulevad lihtsalt lisaks juurde. Režissöör läks kõigi nende keskkonnakaitsefirma tippude juurde või organisatsiooni tippude juurde. Kas te olete biokütuse vastu või mitte või pooldate seda? Ja siis kõigil tuli nagu, mina koju pliidi all ikka panen puid, et aga see halba ei saa teha. Ja siis dokumentaali lõpus, et mis on nädal aega pärast dokumentaali väljalaskmist nagu üks puhta energia fond, mida see firma ajas,
kadus eksisteerimast kogemata. Ja seda me näeme Eesti puhul ka, et täna jälle tuli, seda lõiku me filmime neljapäeval, ma saan öelda, et täna jälle tuli välja Eestimaa Looduse Fondi pressiteade raiemahtude kohta, et neid tuleb alandada, on ju. Nad ei ütle, et see peaks 0 olema, aga see peaks olema lihtsalt vähem, et see, et inimene kütab oma kodu kas või oma enda metsast toodud halgudega, see on okei, aga me räägime siin mahtudest, et kui seal, miks sa pead Eesti Energia kateldes nagu terveid palke sinna sisse laskma ja siis selle energiaga tegema midagi täiesti mõttetut, näiteks mingit suurt kaubanduskeskust kütma, kus inimesed isegi ei käi. Et see on see nagu lauslollus, et sa võtad selle metsa maha ja sa raiskad selle lihtsalt ära. Eriti Eesti Energia kateldes, mis ei ole mõeldud biomassi jaoks, sa kütad enamasti lihtsalt ilma. Ja sa saad sellest taastuvenergia toetust sellest. See on jabur. Aga ma arvan, mis selle filmiga võib olla nüüd, et tavainimene, kes kunagi varem ei ole väga nende teemade peale mõelnud, talle võib nüüd hakata tunduma, et kõik keskkonnaorganisatsioonid ongi sellised hullult ära ostetud mingid topeltagendid. Et seda see film võib-olla näitis kehvasti, et tegelikult on nagu verivarjunditega rohelisi. Et eriti need, kes päris nagu rohujuure tasandil võitlevad mingite projektidega, et seal olid paar sihukest klippi, olid mingitest indiaanlastest ja teistest kogukondadest, kes päriselt nagu peavad mingi koppadega vastakuti seisma. Et nemad kindlasti enamasti on nagu üritavad oma elukeskkonda kuidagigi päästa. Ja teisest küljest ka võib-olla liiga palju kriitikat ei olnud üldiselt selle kohta, et ongi, et kõik need suurrajatised on liiga suured ja liiga keerulised, et nad ei saa olla selle kõige juures puhtad. Et ma juba kujutan ette, et teatavad tuumajaama huvilised kasutavad ka seda filmi väga hästi ära, et näete, et taastuvenergia ongi täiesti lootusetu, aga õnneks meil on see tuumajaam, mille radioaktiivsed jäätmed on hästi sõbralikud kõigi jaoks. Madala süsiniku heitmega. Just. Jah, ühes filmis paljud kõike kuvada ei saa, aga selle, kuidas nagu need suured keskkonnaorganisatsioonid seal Ameerikas tegutsesid, selle ta tõi nagu küll minu arust väga hästi esile ja väga nagu üllatavalt hästi. Natuke küll jättis sellisesse lootusesse olukorda, aga samas nagu tõi nagu selle arusaama, et okei, et ma näen, et sellised nagu, ma ei tea, suured keskselt juhitud keskkonnaorganisatsioonid on nagu korrumpeerunud, siis võib-olla on nagu aeg ka enda mõtted ümber seada, et kellele ma saan siis loota või kellele mitte. Jah, et ma olen ka lugenud kriitikat sellel teemal juba, et film ei pakkunudki lahendust. Et ütles, et on probleemseid kohti, aga ei pakkunudki lahendust. No sealt filmist võiks jääda nagu arusaam, et kui juba on mindud kõvasti üle piiri, siis ei ole tark minna jätkuvalt veel rohkem üle piiri, üritades nagu eelmist probleemi lahendada veel suurema probleemi tekitamisega. Et tuleks nagu tagurpidi käik panna sisse. Aga kuidas seda teha, see on juba mingi järgmine film, ma arvan. Huvitavad käigud on nii Eestis kui mujal ja praegu kriisiga me näeme, et palju muutusi on tulemas ja katsetusel siin ja seal, et kui me võime mõelda, et nagu Aveliina Helm ütleski, et asi läheb vanastesse saadastesse tagasi, siis tegelikult see ei pruugi nii minna ja paljud ettearvamatut võib juhtuda. Seega, kui kellelgi on huvi kaasa mõelda, kaasa tegutseda, siis praegu on nagu see parim aeg, kus urust välja tulla ja midagi huvitavat teha, sest ka igal väiksel artiklil võib oma mõju olla. Kui maailm on avardunud ja võimalusi on parim aeg muutuste elluviimiseks. Jah, ja tasub rakendada oma vaba tahet, mis väidetavalt igal inimesel olemas on, et kui ta ei taha minna tagasi sinna vanasse viisi, ärge minge, nii lihtne see ongi. Võib-olla ei ole nii lihtne kõigi jaoks kohe, aga siis tuleb selle nimel tööd hakata tegema, et mina panen oma panused sinna, et minu maailmapilt juba on muutunud ja ma tean, et teised on olnud ka samas olukorras, kus see nagu kogemus on vähemalt saadud, et kuidas on elada palju rahulikumas maailmas. Oligi täna hommikul
kuulsin raadiost nagu ütleski uudiste diktor, et tarbimine on nagu kohutavalt langenud. Ja siis ma mõtlesin, nagu 6 aega tagasi ma oleks osanudki loota, et ma oma eluajal kuulen raadios sellist lauset. Siis ma olin mingi, ma hakkas peaaegu nutma. No, et see on see, mida nimel me oleks 40 aastat tööd teinud, et saada sinna nagu selle staadiumini. See tuli nüüd kohale iseenesest, on ju. Palun nüüd hoiame seda. Sest muidu nagu teist võimalust juba ei tule enam. Nii et lähme tegudele. Tarbime vähem, tegutseme rohkem. Teeme ära päev korraga.